käes ja tegelikult see tähendab enamus peredes seda, et tuleks hakata vaikselt mõtlema jõulukinkide peale. Et tänases Makita loos annaks teile võib-olla ka mõned ideed, et milliseid kingitusi valida. No kui Makita lugudes on muidu räägime tööriistadest, järkamissaed, ketassaed, akutrelli komplektid, suured võimsad, siis need võib-olla ei ole kinkimiseks kõige paremad ideed, sest et meister tahab ise valida võib-olla täpsemini, milline mudel tal täpselt vajalik on ja kingituseks ostmisel võib seal mööda panna. Seega tasuks osta mingeid selliseid neutraalsemaid asju, mida igal juhul vaja läheb. Et no näiteks asi, millest me oleme rääkinud paljudes enda lugudes, kuulus Makita külmik ehk siis külma ja sooja kast, super kingitus, võib-olla küll natuke kallima otsa kingitus, aga selline, mida igal isegi kodu perenaisel võib vaja minna. Kui mõelda mingite tööriistade peale, siis need peaks olema sellised lihtsamad ja võib-olla sellisele meisterdajale või siis inimesele, kellel neid läheb harvem ja vähem vaja ja kelle puhul on üsna kindel, et see ka sobib talle. No minu meelest ülikihvt kingitus naisterahvale on selline roosa akutrelli komplekt või siis tolmuimeja komplekt, et Makita kingitused ei pea tingimata olema kõik meesterahvastele, et on ka tegelikult naisterahvastele täitsa sellised vahvad kingid olemas, ega tegelikult naistel ei pea need roosad olema, võib ka rohelised tavapärased Makita tööriistad naisterahvale kinkida. Aga see on selline universaalne väike tööriist, mis tegelikult enamuse majapidamistöid ära teeb. Nüüd võib-olla sellised lihtsamad kingitused on taskukohasemad kingitused, et noh, jõulukink ikkagi võiks jääda nii-öelda sinna 100 euro piiresse või sinna kanti või natukene vähem, siis tarvikute komplektid. No tarvikute ja tööriista komplektid on tegelikkuses täiesti super asjad kingituseks. Võib-olla noor pere, kes on just kolinud uude kodusse, kellel ei ole veel kõiki asju olemas, aga igas kodumajapidamises tööriistu, ikkagi teatud tööriistu vaja on, siis sellised universaalsed tööriistade komplektid, ideaalne kingitus. Tangid, haamer, nuga, kruvikeerajad, mutrikeerajad, igati abiks tööriistad. Samamoodi nii-öelda kogenud ja aktiivsele ehitusmehele otsikute komplektid. No me kõik teame, kuidas kruvikeeraja otsikud lähevad kaduma, neid läheb nagu leiba. Seega selline korralik suur väärt komplekt igati abiks. Ma ise tean, ma ükspäev käisin just poes, ostsin endale tegelikult komplekti lehtvõtmeid, sest et mul lihtsalt lehtvõtmeid kodus polnud, oli üks padrunkomplekt ja kogu lugu. Siin on kõik asjad ühes komplektis olemas. Erinevad puurid, samamoodi. Puurid on asjad, mille valik võiks olla igas kodumajapidamises olemas, vähemalt selline lihtsam valik. Võtame siin näite, kus on siis valikus 1, 2, 3, 10 põhilist puuri. Enamus töid saab tehtud, enamus augud saab seina. On veel erinevad komplektid, kus on siis metallipuurid, puidupuurid ja kivipuurid, ehk et kui on vaja kiviseina mingisugune pildike riputada, siis saab ka selle tehtud. Veel väga suurepärane asi, näiteks töökindad. Endal mul nüüd sellised kindad on olemas, ma olen mõnda aega nendega toimetanud. Väga mugavad, näpud jäävad lauavirna vahele, siis on natukene parem kaitse kui võib-olla mingi õhema kindaga. Aga edasi vaadates just neid tarvikute komplekte, kuna ma arvan, et see on niisugune number 1 soovitus, siis näiteks kuuldavasti selline pisikene komplekt, kus on siis sees otsikud ja üks kruvikeeraja, taskukohase hinnaga, väike, väga praktiline komplekt. Nüüd väga popiva uus toode, mida Makital varem pole olnud, on Makita kohvrite komplekti siis sinna, mis üksteise otsa saab lukustada ja kinnitada ja mis sobivad üksteise otsa, on tulnud juurde selline vahva kohver, mis on mõeldud siis kruvide ja muude tarvikute jaoks. Ehk et kui muidu need kohvrid on ikkagi selleks, et hoida tööriistasid, siis nüüd on tulnud ka nendele lisafunktsioone, väga mõnus, mugav selline erinevate suurustega totsikud, kuhu saab erinevad kruvid ja tarvikud panna. Ja kusjuures muide, teine valik, mis sobib sinna Makita kohvrisüsteemi, on veel ka nii-öelda külmakast, mis ei ole küll külmik, tal ei ole seal jahutusfunktsiooni, aga lihtsalt ta on isoleeritud, ehk et jällegi paned sinna akutrelli alla endal nii-öelda külma hoidva kasti. Talvel võib-olla on hea mingit karastusjooki seal sees hoida, jahedast suvel võib-olla on hea pirukat soojas hoida. No turvaline valik on loomulikult kõik võimalikud kotid ja tööriistavööd. Need on niivõrd piisavalt universaalsed asjad, et küll need sobivad igale meistrimehele. Aga üks selline vahva valdkond, millest me oleme ka mitmetel kordadel oma saadetes varem rääkinud, on erinevad valgustid ja raadiod.
ei ole ju midagi universaalsemat kui valgusti või siis raadio. Sellele leiab iga meistrimees kasutust või isegi, kes pole meistrimees kodumajapidamises. Meil oli alles ju hiljuti lugu, kus me rääkisime sellisest kriisiks valmistumisest, suurepärane kingitus ja piisavalt ka mõistliku sellise hinnasuurusklassiga, et saab üsna vabalt erinevatele inimestele seda kinkida. Nüüd valgustite valik on loomulikult tohutu, on suuremad ja võimsamad, on väiksemad lambid, igale sellisele kingi eelarvele on sobiv lahendus siit olemas. Ja kui nüüd ikkagi tahta tõesti tarvikute ja lisavarustuse asemel kinkida mingi tööriist, siis tuleks teha turvaline valik. Üks väga populaarne komplekt on selline väikeste akutrillide komplekt, kus on siis täristaja, kruvikeeraja ja tavaline akutrell, mis sobib selliseks universaalseks kasutuseks igasse majapidamisse. Tõsine ehitusmees ilmselt valib oma tööriista ise, nagu ma ka algul ütlesin, nii et nendele ärge seda kingitust tehke, aga igas majapidamises selline tööriistakomplekt kulub suurepäraselt ära. Ja nüüd, kui tahta kinkida tööriist ja tarvikute komplekt koos, siis tegelikult on veel üks selline ideaalne lahendus, kus on algaja komplekt, kus on siis minimaalne kõik olemas, et jälle majapidamise hakkama saada. On akutrell, on aku, on laadija ja on ka põhilisemad otsikud ja puurid ja tarvikud siin olemas ja jällegi piisavalt taskukohane, et see kingituseks sobiks. Ehk et mis ma kokkuvõttes tahan öelda, Makita valikus on igale hinnaklassile, igale kingi eelarvele midagi põnevat ja see on kingitus, mille üle meistrimehed on kindlasti väga õnnelikud ja sellega on raske mööda panna. Nagu ikka Makital on kombeks, et on erinevad sotsiaalmeediamängud, kus saab põnevaid auhindu võita. Nii ka seekord minge kiiresti nende Facebooki lehele, vaadake, milles mäng täpsemalt seisneb, vastake küsimusele või mis iganes nad teil paluvad teha. Ja auhinnaks on seekord selline vahva valget värvi tolmuimeja. Neid ei ole majapidamises kunagi piisavalt. Neid võib olla igal korrusel, igas toas, et saaks kiiresti puru maast ära tõmmata, nii et osalega loosis ja võitke kas endale või mõnele oma sõbrale jõulukink.